This. Keep them both in the top. This. Tere tulemast järgmisesse projektiauto episoodi. Kunagi veebruarikuus sai siuke elukas ära ostetud. Selle auto ajalugu on päris huvitav, sellesse ma väga sügavalt laskuma ei hakka. Ta on seisnud, ma ei tea, üle 5 aasta ja selle auto läbisõit on paarsada miili ainult. Ta on kellegi projekt olnud ja ta on pooleli jäänud ja nüüd on ta minu projekt. Mõned jupid on puudu, autot pole käivitatud 5 aastat, tagastange tegelikult on olemas, esistange külekarbid, istmed. Vaatame, mis seal kapoti all ka leidub. Okei, see ei tööta. Näete, siin on tutika auto, need kleepsud veel. Ja uue auto lõhn on isegi sees. Päris naljakas. Automaatkastiga USA import. Ja muud ma oskagi ta kohta öelda, hakkame uurima koos siin. Aku on läbi kindlasti. Ja õlipand tuleb alt võtta, vaatame, mis seisus see õli. Seal on uue kütuse, peaks panema sisse. Nii et lükkame ta kohe siin tõstüki peale, võtame selle õlivanni alt ära ja siis paneme uue aku peale. Tähendab, paneme uue õli sisse, paneme uue aku peale. Vaatame küünlapesadesse ja siis äkki paneme käima. Kõigepealt on vaja kapott lahti saada, millega pärast kapotitrass ei olnud seal õiges selles pesas. Ei saanud hoobe teinud midagi. Pill on põhjalt täitsa tutikas ikka. See pori, mis siin on, selle me ise transpordi käigus tegime ka siia. Väga vinge. Nüüd ma just avastasin, et pidureid ka ei ole. Isegi kettaid pole siin. Ja need väljad on kareli väljad siia alla pandud, sest lihtsalt auto oli pakkuda peal. Mul on isegi uued väljad ostetud, rehvid ja kõik jutud. JR-id kasutatud, peaksid see päris hästi fittima. Nii, laseme õlid välja ja vaatame, milline see põhialune siit välja näeb. Kas siin on vesi sees, õli sees, mis iganes. Et enne starterit ei julge kindlasti panna. Nissani originaalfilter. See on selle auto esimene õlifiltri vahetus. Võtsin põhja alt ära. Päris naljakas originaal silikonid ja asjad veel. Ja kõik tundus nagu viisakas, nii et pole 5 aastaga siia mingit jama sisse sattunud. Loodame, et ülevalt poolt on ka silindritesse midagi ei ole saanud, aga teoorias ei tohiks, kuna segusiibrid on kinni, kõik on kinni. Ma ei tea, igaks juks vist võtan ühe küünla maha ja piilun sisse. Siis on kindel ja siis paneme aku peale ja kütusega peab mõtlema veel. Mul on toon värske kütust juurde. Ja siis paneme pillid käima. Aga see mul polnud üldse meeles, et siin pole piduri supporteid. Keegi on need kiistu pannud. Nagu ma aru sain, siis taheti sellest mingi sportauto ehitada ja mingid suure pidurikitid ja värgid. Aga jäi pooleli. Naljakas on nii uut autot nagu näppida või tutikat pilli põhimõtteliselt. Kuigi ta ei ole enam aasta poolest uus, aga kõik on ilus värske. Viskasin uue silkari peale ja läheb põhi alla tagasi ja siis õli sisse. No nii, õli on sees. Vaatame, mis juhtub.
no aga polekski 5 aastat seisnud. Easy mode. Ollaid ja asjad on tolmu täis veel. Nii, mõelda soojaks, vaata mis siis saab. Käib täitsa viisakalt, pole midagi öelda, nagu uus auto. Ja vaadake seda spidomeetri näitu, odomeetri näitu, 370 miili ees. Naljakas on ka uue auto lõhnatunnet sees, kuigi auto on, ma ei tea, 2000, ma ei tea isegi mis aastas on, 2018 äkki või 19, 17. Nobody knows. Nüüd tuleb ta saata live garaaži korralikult tuunimisse. Teevad hästi ilusaks, nagu ongi. Nagu uus auto tehast välja rullis. Siis paneme stanged asjad külge. Esistanget mul ei ole veel, külekarbid tellisin ära. Nüüd on vaja värvida. Ja siis piduritega mõtlen. Mõtlesin peaaegu juba, et võtaks teise alt pidurid ära. Paks sinna mingid tuuningpidurid. Sest siin on ju kõik olemas. Näeb tutikas välja ka. See auto on, need on vist umbes sama ajast autod. Kas see oli 2018 äkki või? Selle peab ka kunagi käima ära panema. Ma ei tea, seisma jäi küll niimoodi, et kõik oli hästi. Äkki läheb käima ka nii, et kõik on hästi. Mul ei ole mõtet need velgi ka siin ümber hakata tõstma, kui piduri kettaid ei ole isegi taga ja ees ka. Vaatan siin natuke Driftmastersit, poole käega näpin autot, pidin siin natuke lammutama. Et tuled pidi eest ära võtma, aga tule eest ära võtmiseks tuleb see plastik ära võtta, tuleb see plastik ära võtta ja siis tuleb kõik. Õnneks oli jah tagumine stange olemas. Nüüd on vaja vaadata mõned kinnitusasjad üle. Leidsin auto pealt siukse purgitäie mingisugust igasugust kinnitusvahendeid, see on nagu eriti hea. Sest muidu neid ühekaupa kuskilt esindusest osta, siis läheb väga segaseks. Ja stange sobib ette, nurgad on veel kinni panemata ja alt. Panen sisu kokku tagasi ja siis on hea. Ma ei tea, mul on kange tahtmine neid pidureid hakata varastama selle drifti auto alt. Siin on värsked kettad ja värsked supportid ja saaks siia drifti autole mingi upgrade'i võib-olla teha hoopis. Sest ma ei leidnud ka neid nagu kuskilt kasutatud normaalse hinnaga. Ja nad võiksid viisakad välja ka näha nagu ikkagi uueväärsed. Nii et mõtlen natuke. Siis ma vaatasin, et tagastangel on puudu see udutuli. Ma olen jumala kindel, et mul oli see kunagi. Siin alla auku läheb see. Aga garaaži koristamiste käigus siin mitu korda võib-olla ma olen selle ära visanud ja päris palju juppe on tegelikult niimoodi. Nii et mul on siin esitulesid, tagatulesid mingisuguseid. Pean vaatama, stangesid mingisuguseid. Äkki mõne stangel on küljes see. Esistange on ka ära reis, mul üks tagastange veel. Äkki selle küljes on midagi. Ma pean siin hakkama korda looma. No võt, kui ruumi on vähe, siis ma olen ikkagi suht jõuga ära viskanud neid asju, aga kurat, mõnikord on nagu kahju ka natuke ikka. Eks ma vaikselt siin timmin. Täna on pühapäev ja samal ajal on Driftmasters, on Lätis drift. Siis oli ralli, siis oli, ma ei tea, Eurovisioon. Päris huvitav nädalavahetus. Vot, Eesti postil läheb driftis hästi seal kaugel Hispaania maal, nii et väga hea. Ohohoi! Proovisin velgi alla. Sobivad väga hästi. Pidurid võiks ka olla. Piduri komplekt siis just jõudis. Piduritega siis oli siuke lugu, et siin peal on Infinity. Kuna see oli poole odavam osta kui Nissani omad, täpselt sama asi. Lihtsalt teine värv on peal. Nii et ma puhastan need ära, mõtlen edasi, mis saab. Kas ma neid värvin natuke või teen midagi? Ma ei tea, siia sobiks tegelikult hästi alla mingisugune huvitava värviga sadul. Sest need väljad näitavad päris hästi välja seda. Ma ei tea, kuldsed pidurid. Punast nagu ei tahaks teha. Või siis midagi hästi sukest neutraalset, aga võiks hea välja näha. Tagastange on paigas. Siia on vaja see udutuli leida. Racing piduri tuli. Osad teevad sellest piduri tule. Ja noh, nüüd nende
nüüd nende supportitega on siin natuke tööd, eks ma hakkan neid siis vaikselt lammutama. Ja siis kui pidurdama saab auto, siis läheb live garaaži, tehakse kõik tutikaks jälle, sammal maha ja siis on vaja stangit ikkagi, stangega on keeruline. Võib-olla uue stange ostma. Hakkame pidurisaduleid lammutama. No ma ei tea. Ma üritasin leida mingit värvi, mis selle väljaga kokku läheks, aga no veits imelik vist on. Ja see värvikitt, mis ma ostsin, see on ikka mõeldud siukse rough metallist selle sadule jaoks, et siukse ilusa selle peal ta ikkagi jääb natuke naljakas vist. Aga no tegelikult natuke sobib isegi värviga. Vahet ei ole. See ajas mind nii närvi lõpuks juba. Teen teise poole ka, viskan kokku, siin on mõned asjad lahti veel. Ja siis paneme ratastele, paneme istmed sisse ja teeme väikse proovisõidu või. Natuke aega mööda läinud ja mul on nüüd esistange olemas ja külekarbid olemas, aga need juba läksid värvimehe juurde. Kes pani tähele, siis selle autol on karbongopott pandud. Ja ma vaatasin ka, et äkki ostaks siia uue originaalkapoti ja siis paneks karbongopoti driftika peale. Aga uus originaalkapott maksab nii palju, et ma ei tea, kas ma viitsin sellega tegeleda. Naljakas see lugu on selle autoga. Ma nagu mõtlen selle peale, et projekt on ju. Eks ta lõpuks on ikkagi müügiauto. Mul ei ole vaja 2-370 setti ja eriti ühte tänavapilli, millel on läbisõit põhimõtteliselt 0. See läheb müüki, aga nüüd on küsimus, mis hinnaga see müüki panna. See on nagu uus auto, aga nagu ei ole ka uus auto. Aasta poolest ei ole, samas läbisõitu ei ole. Nii et nüüd on küsimus, mis panna auto hinnaks. Nüüd ma vajan teie abi, teie nüüd kirjutage kommentaaridesse, et mis võiks olla sellise auto hind. Tehke natuke researchi, vaadake autodealerisse, seal vist ei ole hetkel ühtegi. Võib-olla Eestis pole ühtegi üldse müügis. Aga pakkuge hind, millega müüki võiks minna. Ja kellel üldse huvi selle auto vastu võiks olla siukse pensionisamba vastu, siis võib mulle kirjutada. Ma teen ta valmis ära ja ma arvan, et sellest autost võib-olla ei tulegi enam rohkem episoodi, et kui ma stangeid kätte saan, viskan ette, teen paar Instagrami pilti ja siis läheb turgu. Täna on laupäev meil siin ja ma lähen 3 tunni pärast lennuki peale, et minna autosid tooma jälle. Maikeliga väike seikluse ees. Ja lähen Poola ultrace'ile ja siis vaatame, mis me seal Saksas ja kus iganes me käime. Plaan oli Itaaliasse seekord minna, aga see vist ei tule välja, sest sealt on raske ikkagi autosid kätte saada. Kisub kiireks natuke selle projektiga. Või mul aega on, aga video peab ära kokku tõmbama seekord. Lähen vaatame sisse ka, mis seal toimub. Üks naljakas asi USA autode puhul, mida ma avastasin. Esiteks tavaliselt USA autodel on alati kaasas või küljes garaaži ukse avaja. See on siin olemas. Aga teine asi. Tagurpidi kõik. Vaadake peegli peale. Vaadake sinna. Päris naljakas. Saab tagurdada niimoodi, et vaatad ikka peeglit. Nii. Teist istet ma pole veel sisse pannud. Siin on natuke veel seest koristamata.
väljast ja noh, kõik selle vana mingisuguse sambla ja mis iganes siin oli aastatega tekkinud, selle tegi Live Garage juba puhtaks. Ja kui nüüd sanged ja asjad külge saab, siis ta läheb veel korra Live Garage'i ja teeme kerge polli ja teeme sisu väga ilusaks. Ja siis on auto valmis. Mõnna on, täitsa see uue auto lõhn on sees, lihtsalt mõtle, see auto on, ma ei tea, mingi 6 aastat tagasi tehasest tulnud ja ikka lõhnab nagu uus auto, sest siin pole inimesi sees olnud, poolpaki kütsi on peal. Ja ma ei pannudki siia värskemat kütet peale, näed, töötab. Konditsioneer töötab, ma tunnen. USA raadiovärk on siin see, et ainult need paaritud arvud on siin. Paaritud arvudega FM raadio. Ma ei tea, mis teema sellega USAs on. Naljakas sõita. Kuule, oota, ma ei tohi sõita sellega ikka. Läbisõitu tuleb juurde. Ta pargin tagasi ikka. Ma olen garaaži ümber 0,3 miili ära sõitnud, nii et ühtegi miili pole juurde tulnud. Aga jah, sõita ei tohi. Sellega on naljakas lugu. Kui tahaks, saaks mingi häki teha. Ma ei tea, ABS-i pumba tagant võtta või pistiku või ABS-i andurid ja saaks natuke sõita, siis läbisõitu juurde ei tule. Aga noh, see oleks nagu pettus ju, läbisõitu kerimine põhimõtteliselt. Selle autoga üldse võib-olla läheb see üldse Saksa siis Maikili juurde müüki, et kui Eestis nagu huvilisi ei ole. Tundub nagu siuke, et Eesti turul võib-olla on seda raske müüa. Autol on ka Eesti numbrid olemas ja ma maksin selle regamistasu ära, mis oli siis minu regamistasude rekord praeguseks hetkeks. See on 1307 eurot. Ma olen siin veel mingit suuremaid maksnud, aga noh, kõik on jälle 1000 ikka olnud. Nii et päris valus oli. Aga kui ma selle auto minn välisriiki, siis ma peaks teoorias selle regamistasu tagasi saama. Siuke väike häkk. Jumala mõnus on siin olla sees, nagu siuke driftiauto tunne tuleb peale. Tänaseks päevaks ongi mul ju kõik autod müüdud põhimõtteliselt. Kui ma siin vahepeal tegin video, et mul on liiga palju autosid, siis täna on see Nissan, autodealeri Mersu ja majas on E92 ja rohkem projekti müügiautosid ei olegi. Nii et tuleb Saksamaale minna, kuigi mul on viimasest korrast väike trauma seal Saksamaas käimisest. Aga vaatan, mis seal juhtuma hakkab siis. Nii et tee pange like, subscribe. Järgmiseks korraks on oodata pikemat episoodi ja ma olen vaikselt varunud ka juppe E92-le. Mul on siin juba käigukast olemas ja veel asju ja et tuleb ka E92 ehituskontenti. Plaan on paigas, 8 AP on ostetud. Nii et olge tublid, näeme järgmiste tegemistega. Tšau!